Tere taas kord kõigile siis Kodukandi juttude sarjast ja mina olen Robert ja taas kord oleme tulnud ühte kodukanti, mille nimi on siis seekord Keila. Oleme Keila linnas. Ja alustame siit oma tänast saadet siis, või seekordset saadet Keila linnavalitsuse lähedalt väljakult. No Keila on juba ammu, juba mitukümmend aastat olnud linna staatuses, alustanud ta siis taas kord jälle alevi või külakese staatusest. Ja nagu ikka on siis Keila olnud ka ajalooliselt kohati väga tähtis koht. Ja Keila on ka raudteesõlm. Ja nüüd, kui me siit kaameraga liigume, siis ongi näha, et paistabki juba üks suurepärane vaatamisväärsus, nimelt Keila kirik, mille olemasolu ulatub juba keskaega. Keilaga kiriku ümber ka siis Keila kalmistu, kuhu me ka teiega läheme. Aga millest me siis veel Keilast võime rääkida? Et Keila on olnud ikka selline linn, mis on olnud ka sõlmpunktiks. Rääkisime siin raudteest. Omal ajal läks Keilast edasi haru Haapsalu poole ja raudteeharu, mis läkski Haapsallu, aga siis hiljem oli ta siis ka likvideeritud. Aga praegusel hetkel käivad juba ka tööd selleks, et Keila ja Haapsalu liin taastuks. Et raudteed tahetakse ehitada, plaanitakse ehitada Riisiperest Turbani, mis on siis esimene lõik taas avatavast Haapsalu-Keila raudteeliinist. Ja kui me siit kaameraga vaatame, siis me näeme siin vana Keilat veel, kahekordsed puumajad, üürimajad, omanikumajad. Oleme siis uuel tänaval, Nõukogude all kandis ta nime Kalinini tänav. Ja uus tänav on siis selline tänav, mis viib Keila keskväljakult kirikuplatsi juurest, viib raudteejaama poole. Nüüd siin paremal on kollane maja, milles on olnud küll poode, küll kohvikuid ja kus on filmitud isegi üks episood ühest Venemaa politseiseriaalist, nimelt Uboina ja Sila, mille tegevus toimubki Eestis, kus Venemaa õiguskaitseorganid otsivad taga kurjategijad ja tabavad ta just nimelt Eestist. Ja kui me nüüd veidikene vaatame kaugemale, siis selle tänava lõpus või võlle poole paistab üks tehasehoone, nimelt kombikorm, kus siis omal ajal ja ka praegu toodetakse siis loomade kunst ja kunstsööta, mis läheb loomadele nii majandites kui ka taludes. Ja nii et praegune Keila, nagu te näete, see tänav on ka päris ilus, ehitatakse muudkui ka maju veel juurde siin. Ja Keila on üldse muutunud ka paljudele nii-öelda linnalähedaseks elukohaks, sest Keilasse käib väga hea raudteeühendus Tallinnast. Ja tegelikult ka suur tänu Elronile. Nii et see siis oli praegune lõik, esimene lõik Keilast. Aga nüüd me siirdume siit uuel tänavalt tagasi ja siirdume kalmistu poole. Ja vaatame kalmistul, mis on ka üks vaatamisväärsus. Aga